Mina olen Karl Aadenberg, Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur. Samuti ma töötan sellises asutuses nagu Toidu- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, kus me siis rakendame nii-öelda teadust, et teha sellest erinevaid toidutooteid, tehnoloogiaid või siis bakteritega, pärmidega, mikroorganismidega seotud tehnoloogiaid ja tooteid. Ma täna siin räägime siis suhkrust. Kui teil on küsimusi, tegelikult siis kohe võite küsida. Et mul on niisugused slaidid või mõtted. Alguses siin alustan siis sellest, et mis see suhkur üldse on. Aga see ei tööta enam. 2 sekundit tagasi töötas. Mul oli tagurpidi. Klassikaline. Ühesõnaga suhkruid nimetatakse siis ühest monosahariidist või 2 monosahariidist koosnevaid ühendeid. Lauasuhkur, meile kõigil tuntud, on siis sahharoos, koosneb glükoosist ja fruktoosist. Ja teine suhkur, mis on siis ka laialt levinud, laktoos, piimasuhkur. Ning piimasuhkrus on siis glükoos ja galaktoos. Rahvapärased nimed siis on glükoosil ka viinamarjasuhkur ja fruktoosil puuviljasuhkur. Niimoodi. Ja kui nüüd seda suhkruahelat järjest pikendada, 2-3 ja nii edasi, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kuni 9 juppe nimetatakse nii-öelda oligosahhariidideks. Ja need on ka võib-olla tuntud nii-öelda prebiootikumidena, fruktoligosahhariidid või galaktoligosahhariidid, mida te võite lugeda mõnede toiduainete pakkide pealt. Aga kõik pikemad siis sahhariidid on poolusahhariidid, kuhu alla siis kuuluvad tärklis, kiudained. Need on siis toiduga seotud. Nii, mõni sõna ka seedimisest. Inimene siis seedib, seedimine algab muidugi suust juba, suus on amulaas, mis lagundab tärklist ja põhiline absorptsioon siis peaks toimuma siis peensooles, kus siin sees, kõhu sees siis pikk peensool. Ja mis siis järgi jääb, tegelikult järgi jäävad seedumatud ühendid ehk kiudained, mida lagundavad siis seedetrakti mikroorganismid ehk siis jänesooles. Sinna me jõuame ka pärastpoole. Nii. Ja poolusahhariidide või oligosahhariidide lagundamisel on ta siis tärklis, ka see sama lauasuhkur sahharoos või piimasuhkur laktoos. Lõppkokkuvõttes verre jõuab ikka glükoos. Ühesõnaga, organism konverteerib ka lihtsuhkrud lõpuks glükoosiks, mis siis lagundatakse ja sellest me saame energia. Ja need siis laktoos, tärklis ja sahharoos on siis sellised suhkrud või poolusahhariidid, mida inimene suudab omastada. Kui me sööme liiga palju suhkrut, tervel inimesel tegelikult ei juhtu midagi, lihtsalt see salvestatakse. Selleks on siis meil ongi see insuliin, mis siis aktiveerib selle, et organism on võimeline glükoosi omastama. Ja ta omastab selle ja vereringest ja üleliigne siis salvestatakse nälgimine.
Miir, kas sa pole endaga rõhu? Ta on puututundlik ekraan ja siis ta viskab sealt alt selle video käima. Väga siuke kõrge tehnoloogia ei saa siin lehkida käega. Nii. Ühesõnaga, kui me liiga palju suhkrut üle ei söö, siis salvestatakse see maksas glükogeenina. Kui varud on maksas täis, siis lõpuks muidugi talletatakse see rasvarakkudes ehk konverteeritakse rasvaks. Selline on siis, ütleme, põhirada, kuidas suhkur meil omastub. Nii, ja üldiselt inimene on süsivesikute põhine, tal on süsivesikute põhine ainevahetus. Energiat on tal kõige kergem saada glükoosist ehk siis suhkrutest. Et kui siin glükolüüs, eks ju, lihtsalt ma olen joonistanud siin praegu lihtsuse mõttes nooltega raja. Taustaks on siin kogu inimese ainevahetusvõrgustik tuhandete reaktsioonidega, aga põhirada on tegelikult siis siin keskel ja on selline tsükkel siin lõpus siis, kus genereeritakse energiarikkad ühendid. See nimetatakse DCA või triikarboksüülhapete tsükliks. Aga põhimõtteliselt sellest me saame siis need energiarikkad ühendid ja lõpuks see sama suhkur salvestatakse või nendest genereeritakse CO2 ja vesi. Et väga, ütleme nii, okei. Energiat võib saada ka rasvast või aminohapetest. Ütleme, rasvaga ei olegi nii palju probleeme. Rasva saab ka, rasv koosneb ka, eks ju, ainult süsinikust, vesinikust ja hapnikust. Ehk rasva põletamisel on lõpp-produktid ka CO2 ja vesi. Väike probleem tekib siis, kui me tahame energiat saada valkudest, sest valkudest energia saamiseks kõigepealt tuleb eemaldada aminohapetest ammoonium ja väävel, mis siis omakorda moodustavad ammoniaagi ja väävelvesiniku. Ammoniaak on kindlasti teile tuttav spiiritusena ja väävelvesinik, no millega? Mädamunais, vot. Ja need mõlemad produktid siin on tegelikult väga toksilised. Et selles mõttes suurtes kontsentratsioonides need ühendid siis on tegelikult ka nii-öelda põhjustavad näiteks DNA muteerumist ja nii edasi, seosed erinevate vähivormidega ja nii edasi. Et noh, tegelikult aminohappeid energia saamiseks ei ole eriti mõistlik süüa. Nii. Kas muna on siis nõu? Ei, ma ütlesin energia saamiseks. See tähendab seda, et valkusid tuleks nii palju süüa, kui on keha rakkude kasvamiseks vaja. Ehk selle, me sööme toiduga muna, piima, liha ja teravilju, siis need valgud ja sealt vabanevad aminohapped tuleks kasutada ära meie enda keharakkude valkude sünteesiks. Kui see on tasakaalus, siis meil ei teki probleemi, et seda laguproduktide, aminohappete laguproduktide probleemi. Aga pärastpoole võib-olla võib seda veel pikemalt lahata. Jälle ma näitan 2 korda. Nii. Aga miks me siis sööme magusat? See esiteks muidugi on neid teooriaid
suudetud välja mõelda väga palju, aga palju neist tõestada on nüüd päris raske, sellepärast et igasugune haiguste areng nõuab tegelikult põlvkondade jooksul, eks ju, muutusid. Et mis 50 aastat tagasi oli väga nii-öelda sobiv, siis ütleme tänapäeval sobiv, siis tänapäeval enam ei pruugi olla see üldse. Aga ütleme niimoodi, et suhkur, mida on näidatud, et tõesti ütleme sõltuvusainete, nii narkootikumid, alkohol, nikotiin, et suhkru söömine aktiveerib siis neid samu keskusid ajus ehk neid nii-öelda mõnutunde keskusid. Ja siin on tegelikult ka mitmeid põhjuseid, kui me evolutsiooniliselt vaatame, siis söömine määras ju ära selle, kas inimene jäi ellu või jäänud. See oli nii-öelda alalhoiu instinkt. Ja üldiselt magusad asjad ei ole mürgised. On küll mõned mürgid on ka magusad, aga enamasti ikkagi kibed. Ja see tagab siis selle, kuidas kunagi ikka evolutsioon toimub. Keegi proovis ja sõi ja ei ellu ja siis ta sõi järgmine kord jälle. Nii. Tänapäeva tegelikult see probleem, miks see suhkru probleem on tekkinud, kõik need ülekaalud, kaasahaigused, diabeet ja nii edasi, metaboolne sündroom, tulevad sellest, et reklaamist. Magusad asjad, esiteks on neid hästi lihtne müüa, inimestel maitsevad, mida magusam, seda parem. Üldiselt, võib-olla ei ole nõus, aga üldiselt see nii on. Laste peal saab seda eriti hästi testida. Ma toon ühe vaherepliigi, kui me täna tegime haridusprogrammi, lapsed ise peavad tegema limonaadi. Ja mõte ongi selles, et nad siis ise paneks retsepti kokku, millises vahekorras nad siirupit ja vett siis panevad. Siis tegelikult kõik lapsed ja lõpuks valjas välja kõige meeldivama toote või kõige meeldivama selle vahekorra. Siis kõik lapsed eelistasid palju magusamat, kui tegelikult retseptis ette oli nähtud. Et retsept oli 1-8, siirupi osa on 1, 8 osa vett. Siis nemad tegid selle 1-6, 1-15 ja kõik ütlesid, et see on väga hea. Just. Ja tegelikult see on üks põhjus, miks limonaadides suhkrusisaldust ei vähendada. Ja isegi tänapäeval müüa ju vee sisse pannakse ka suhkur. Ja öeldakse, et on väga kasulik, kui sinna natukene vitamiini lisatud. Aga see on jällegi see reklaam. Puhas reklaam. Ja nagu arvata võib, on nüüd väga lihtne teha. Panen vee sisse suhkru pudelisse müüme. Ja saiad ja kommid ka üldiselt. Ja kuna teine põhjusel suhkur ise ju on ka säilitavate omadustega, eriti kui seda väga palju on. Ja rafineeritud toiduained üldse. Suhkur tavaliselt käivad koos rafineeritud toiduainetega, ehk palju töödeldud toiduainetega, valge jahu ja palju rasva ja nii edasi, et neid on väga lihtne säilitada. Saab kuid enne valmis teha, isegi aastaid. Suure partii saab laiali saata, mingit probleemi ei ole. Nii et väga kasulik on tööstustele see tegevus. Ja kuna tööstused on äriettevõtted, siis äriettevõtted peavad tootma kasumit, siis nii see on.
kuidas siis seda maguseisu saaks kontrollida? Esiteks järjest rohkem esimene punkt, mul on siin kõik küsimärgid, et võite siit vastu vaielda või mitte. Ravimitest ma tegelikult ei räägi, ma lihtsalt ütlen, et põhimõtteliselt on võimalik Eesti igasuguseid ravimeid välja töötatud, et rasva vähem ladestuks ja isu reguleerida ja nii edasi, aga põhimõtteliselt ikkagi järjest rohkem on see, et on nii-öelda vaimne probleem, seesama sõltuvuse probleem. Et väga tugeva iseloomuga inimene peab olema, et kogu sellest, et panna niimoodi need klapid silme ette ja ühtegi reklaami ei vaata ja toidupoes käid niimoodi see kauge kaarega, eks ju, nagu öeldakse, et käi poes ainult mööda ääri. Eks ju, sellepärast, et seal on toorained või ütleme puuviljad, köögiviljad ja nii edasi, et keskel on kõik see kauaseisev sodi. Põhimõtteliselt seda ei ole vaja nagu osta. Siis ühesõnaga sellest vaimsest probleemist peab üle saama. Ja sellisel juhul ka on tulemus. Muidugi on võimalik füüsilist aktiivsust tõsta. Aga päris tihti on ka probleem selles, et kui inimene liigutab, siis tal tekib isu ja ta tegelikult sööb veel rohkem. Ta sööb nagu ikkagi lõpuks rohkem, kui ta selle mõne kilomeetri jooksmisega maha kulutas. Sest tal on nii suur isu lihtsalt pärast. Siis on muidugi puhkus, igasugune stress ja nii edasi. Stressiseisundis ühesõnaga inimene sööb ju niimoodi. Kõik, mis käeulatus on, kui on töölaua taga inimesed istuvad, käeulatus on võtta kõik niimoodi. Sahtlist, ma ei tea, kapi otsast, kõik kuhu ulatub, ikka võetakse. Kui ei ole midagi, siis ei võeta. Aga ikka kipub tekkima mingi hunnik neid palakesi, mida suhu pista. Ja päris, ma nimetan päris siis seda selleks, et kui niimoodi kuskil lennujaamas stressata, see ka nagu ei ole puhkus, aga eks reisida ikka võib, aga üsna tihti see ei ole selles mõttes puhkus, et organism puhkas. Iga uus kogemus on tegelikult inimesele väsitud. Ja siis jääbki järgi see söögivalik. Mida me sööme? Tegelikult, et kui valida nüüd, olen siin kolm näidet välja toonud. On nii-öelda vähetöödeldud toit, mis tähendab seda, et see ei tähenda seda, et tuleb ainult süüa, ma ei tea, toorest ja keetmata juurikaid närida. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et kui toiduainet ei puhastata, töödelda, näiteks ei koorita või teravilja, teil ei võeta seda kesta ära ja nii edasi. Et selline terviktoit, mitte selline puhastatud. Siis on ketogeenne dieet, see tähendab siis seda, et põhimõtteliselt see on see võimalus, kus me saame energia ainult rasvast või siis valkudest. Et süsivesikuid sööme hästi vähe. Töötab väga hästi, sööma peab hästi palju. Inimesed ei hakka seda kogust ära süüa, sest ei olegi enam isu. Aga kas see on lõppude lõpuks tervislik, et meile soovitatakse toidupüramiidis, et süsivesikuid on nagu kõige rohkem? Just see ongi tegelikult see, et pikemas perspektiivis tõenäoliselt ei ole tervislik. Aga mul nagu niisugust tõendust jälle ka anda ei ole, et 3 põlvkonda oleks nüüd ainult ketogeense dieedi peal olnud ja kõik on hästi.
põhimõtteliselt on see sama probleem, kui pidevalt väga palju valku üledoosis süüa, siis on need samad valgulagu aminohapete laguproduktid, mis ma siin ennist näitasin, ammoniak, veel vesinik ja tegelikult neid ühendeid on veel. Et need kindlasti ei ole tegelikult kasulikud. Milleks selline dieet võib sobida lühiajaliselt on see, et kaalu langetuseks. Tõesti kaal langeb kiiresti. No ütleme mitte kiiresti, aga sellise optimaalse kiirusega, et see ei muutu ohtlikuks. Näiteks mingi kilo, maksimaalselt kilo nädalas. Rohkem vast ei tasu. Oleneb ka sellest algsest kehakaalust. Aga kui normkaal on saavutatud, siis lõpuks tuleb ikkagi mingile muule dieedile minna. Ja siis on see kiudainete rikas dieet põhimõtteliselt. Vaatan, kas mul on siin tulemus. Ei tule pilti. Aga natuke sellepärast tuleb, miks kiudaini dieet ka tegelikult kontrollib maguseisu. Aga ma toon siin ära mõned tabelid lihtsalt selle kohta, et kui palju on näiteks levinud maiustustes suhkrut. Ja ma võrdlen seda siin kiudainetega. Okei. Kiudainetega. Nii. Ja miks see on nagu oluline, et see on siis vabad suhkrut, sahharoos, glükoos ja need väiksed suhkrumolekulid, fruktoos, glükoos, sahharoos. Et täpselt tegelikult ei saa öelda, aga ütleme suurusjärgus võiks olla 1:1 neid päevases ratsioonis. Või kiudained isegi natuke rohkem, ütleme kui vaba suhkrut niimoodi süüa, siis 3, 4, 50 või 60 grammi päevas, siis kiudaineid peaks sööma sama palju. Ja kui me vaatame neid suhkrurikkaid tooted, väga maitsvad, eks ju, siin marmelaadid, šokolaadid, küpsised. Siis siin on nagu näha 20–60 grammi puhas suhkrut. Ja kiudaineid praktiliselt ei ole. Et kui me võtame nüüd selle teise nimekirja, kus on vastupidi. Kus on vastupidi kiudaine rikkad toiduained. Ja vaatame siis siin on see suhe nagu vastupidi. Suhkrute ja kiudainete. Ja tooted ei ole enam nii maitsvad. Põhimõtteliselt. Ma ei tea, šokolaad, viigivarjad ma olen siin välja toonud. Šokolaadis on ka tegelikult päris palju tumedas šokolaadis kiudaineid. Nii et mida kõrgem kakaosisaldus, seda rohkem. Siin on mingi keskmine, ma ei tea, 50 või 60%, kus on näha, et siin on palju suhkrut ka, et kui võtta 90% kakaosisaldusega, siis seal on seda suhkrut 10 grammi, eks. Aga mis ma siin punaseks olen lihtsalt toonud, et kuivatatud, mõned kuivatatud puuvillad on tegelikult suhkrute ja kiudainete suhe on küll kõrge, aga need sisaldavad sellised kiudaineid, mis on tegelikult seedimisele palju paremad kui näiteks teraviljadest pärit kiudained. Et alati ei saa ka niimoodi robustselt kiudaineid nagu kuidas öelda, ühe mütsiga lüüa.
ja kas seal on grammi 100 grammi? jah, see on grammi 100 grammi kohta ehk protsent. Okei, mul ei ole siin kirjas protsent. Nii ja tegelikult ja selle puuviljade osas ma tahtsingi sealt tulla nüüd, et puuviljad on näiliselt on neis vähe kiudaineid, 2-3% mahust, sest nad on siiski vesised ja sisaldavad ka palju suhkruid. Aga samas ütleme näiteks soole peristaltika jaoks on nad palju soodsamad kui nii mõnedki teraviljad. Sellepärast, et nendest toodetud, me jõuame kohe sinna, et kiudainid lagundavad bakterid, eks ju, ja bakterid toodavad nendest meile kasulikke ühendeid. Ja tegelikult siin pildi juures ma tahtsin öelda seda, et kõik need suured, väga suhkrurikkad puuviljad on siis nagu näha siit õuntest üleval pool, kus ikka üle 10 grammi on, need on kõik troopilised viljad. Nii et tegelikult kui eelistada võiks Eesti puuviljamarju soovitada, sest et need, või toores banaan, roheline, kui maits. Mõnele ei maits. Ja siin me tegelikult jõuame kiudaineteni. Kiudained on väga palju erinevaid, sadu erinevaid. Paki pealt me loeme üks ühend, mingi hulk. Aga põhimõtteliselt, mida siis bakterid teevad? Bakterid teevad nende kiudainetega täpselt sama, mida inimene teeb tärklisega. Inimene lihtsalt ei suuda neid sadu erinevaid kiudaineid lagundada, aga bakterid suudavad ja lõppkokkuvõttes toodavad ikka need suhkrud. Ja siis nad ise söövad nüüd seedetraktisse bakterimassi. Nad söövad need suhkrud ära ja toodavad meile erinevaid happeid ja gaase. Ja teiselt poolt on kiudained, mida ka bakterid ei suuda lagundada, mis on väga hea, sellepärast et tänu sellele meil üldse seedetraktis midagi liigub. Et inimene peab nii-öelda olema läbivoolureaktor ühest otsast sisse, teisest välja. Kui midagi välja ei tule, siis hakkavad kuhjuma jääkproduktid, eks ju, meie sisse. Ja jääkproduktide kuhjumine on kõik seotud jällegi erinevate haigustega. Nii, aga nüüd on siis need happed ja gaasid. Väga oluline lisaks sellele, et peristaltika kiireneb, saavad meie enda soolerakud energiat ja tegelikult toodavad vastu siis lima. Ja mida paksem on see limakiht, seda suurem on meil see kaitse sisse tungivate bakterite eest. Nii et iga asi omal kohale, ühesõnaga bakterid peavad jääma soole sisse ja sealt välja nad ei tohi tulla ja soole sees nad peavad olema, et toota neid happeid, gaase ja muid kasulikke ühendeid. Ja lisaks siis sellele need erinevad bakterite poolt toodetud ühendid aktiveerivad ka meie erinevaid protsesse, hormonaalsed protsesse ja nii edasi. Ja üks nendest on see sama isu reguleerimine. Et kui neid happeid toodetakse, siis tegelikult ei saa öelda, et meil isu ei ole, aga põhimõtteliselt ei ole siis hundi isu, ütleme nii.
et sellesse on ka nagu panus, kui meil on ikkagi head bakterid sooletustikus, siis me saame sealt ka kasulikke ühendeid. Aga kas need õnnistatud piimatooted, kas need bakterid nende üle rõõmustavad? Õnnistatud piimatooted, kus on probiootikumid? Mingil määral. Aga halba nad kindlasti ei tee. Ja kiudaine on nagu siis nagu mõistlikum võtta? Ma tahan bakterid sööta selles. Jah. Kiudained on mõistlikum võtta. Aga noh, seal on nii ja naa. Praegu lihtsalt nendes piimatoodetes või ka kapslites on enamasti piimhappebakterid või bifidobakterid. Aga seedetraktis meil elab tegelikult sadu erinevaid baktereid ja neid kõiki oleks vaja toita. Et mis on muidugi kasulik üldse erinevate hapendatud või fermenteeritud toitude hapukapsas, päriselt hapendatud kapsas või päriselt hapendatud kurgid, hapupiimatooted juust ja nii edasi, kali. Et need sisaldavad erinevaid bakterid ja erinevad bakterid tõesti aitavad omakorda kaasa teiste kasulike bakterite kasvu, et noh, ei saa ka öelda, et probiootikumi poleks vaja süüa. Aga võib. Nii, kuhu me oleme siis jõudnud viimase sajandi jooksul? Ongi see olukord, kus me sööme palju suhkrut. Siin all see tordiga rida iseloomustab siis, see alumine pool, iseloomustab siis seda nii-öelda lääne ühiskonna harjumusi. Põhja-Ameerika, noh tegelikult ka juba Lõuna-Ameerika, siis Euroopa, ühesõnaga arenenud riigid. Palju rafineeritud toiduaineid, valge jahu, suhkur, puhastatud rasvad ja nii edasi. See tähendab seda, et kõik komponendid sisuliselt lihtsustatud ütleb, imenduvad siin peensooles. See peenike osa on siin peensool. Kõik imendub siin peensooles. Ja bakterid, näete siin, bakterid on jäänud väga nukraks ja neil ei ole midagi süüa. Ehk siis nad ei saa siin jämesooles meile toota neid kasulikke orgaanilisi happeid, mida lühendatakse ka väliskirjanduses lühendina SCFA. Lühikese ahelaga rasvhapped, kuigi rasvhapped need päriselt ei ole. Siis kui me vaatame nüüd sellist inimest, noh, tuuakse siin näiteid pärismaalasest, aga ka nii-öelda tervislikult toituvaid inimesi, kes siis söövad siin kiudainerikkad toiduaineid, siis jõuab bakteritele ka väga palju süüa, millest nad saavad teha endale vajalikke suhkruid ja toodavad siis meile omakorda kasulikke ühendeid. Ja all on tegelikult väga oluline lause, et ainult kaloreid ei ole mõtet lugeda. Kõik äpid, mis töötavad ainult kalorite arvutamisel, ei oma mingit mõtet minu arust. Arvestatud oleks kompleksselt asju. Nii. Ja mis siin siis jäänud on veel? Siin ma tahangi nüüd jõuda selleni, et nagu ma ütlesin, kiudaineid on sadu. Iga erinev toiduaine, õun, porgand, kapsas, teraviljad, tatar, oad, keefir. Ma olen lihtsalt mõned siin välja joonistanud, fermenteeritud toidud. Sisaldavad erinevaid kiudaineid. Ja noh, ei ole näiteks niimoodi, et lähen ostan poest. Väga palju müüakse, eks ju, siin inuliini näiteks vist. Võib niimoodi purgina kohe osta.
et kui päevas on soovitatud süüa 30 grammi vähemalt, eks ju, kiudaineid, siis ma lähen võtan selle Inulinni purgi hommikul 10 ja lõunal 10, õhtul 10, oi, norm on täis ja samal ajal söön saia edasi. Ja olukord on tegelikult selline, et pärast seda hirmsat Inulinni söömist on väga paha olla, kõht on gaasi täis ja ma ei tea, mis veel. Ühesõnaga, et niimoodi ei ole mõtet kalkuleerida. Et kiudaine allikad peavad olema erinevad. Siis, no siin on erinevad nimed välja toodud. Need on kõik kiudainete erinevad nimed. No Inulin ka siin üks, aga beta-glükaan on võib-olla veel tuttav siin kaeratoodetest. Reklaamitakse palju. Resistentne tärklis ehk seedumatu tärklis. Pektiin on kindlasti, pektiini müüakse ju ka. Moosi suhkru sees on pektiin. Ja siis need erinevad kiudained, nagu siin need nooled on, näitavad, et nad soodustavad erinevate bakterite kasvu. Siin on üks valik välja toodud lihtsalt. No, ma olen siin välja toonud Eestis enam levinud inimestel, enam levinud bakterid. Et iga kiudaine siis soodustab, lõppsõna ongi selline, et iga bakter on oma spets ühesõnaga, et kui me anname talle neile erinevaid, iga värv on siis siin erinev suhkur, anname süüa erinevaid kiudained, siis on lootust, et meil on ka see mitmekesine koolsus. Ja ühtlasi ka sellega, kui me sööme nüüd seda kiudaine rikkast toitu, siis ei ole meil ka seda maguseisu nii suurt. Nii et võite testida. Aga soovitan vaikselt kiudainete hulka tõsta, sest bakterid vajavad kohanemisaega. Et see on ka. Kui väga järsku minna üle, siis võibki tekkida see probleem, et hirmus palju hakatakse hoopis kaasa tootma. Inimesel on paha olla ja nii edasi. Vot. Aga nüüd küsimused. Ma rohkem ei räägi. Muidu. Kas see hammas on seal punase suhkru juures? Hammas? Mis mõttes hammas? Tähendab, kas see on hammas? See? Ei, see on lihtsalt ei, see on puhtalt illustratiivne värk, et kõik need elukad on siin erineva kujuga bakterid ja see väga hambakujuline bakter on tegelikult... See võib-olla soodustab põlvkõrastab hambaid. Ei. No tegelikult sellised pool-Y või sellise kujuga bakterid on näiteks bifidobakterid. Sellised ruminakokid on kokkus on selline ümmargune ja nii edasi. Spiroheedid ja nii edasi. Need on lihtsalt erineva kujuga. See ei ole midagi süvateadust siin praegu ei ole. Karikatuur. Aga kas mõistlik oleks siis endale aretada mingi näiteks 5 eri tüüpläinud, keda ma tean, keda ma tahan toita? Ja kui ma seda vajadust siis ära ei kata või 2? Et 5 erinevat kiudainet? Ei, 5 erinevat bakterit, keda ma siis söödan, kes siis eritavad mulle seda moosi või seda määret. Päris raske ülesanne. See oleks hea lihtne süüdi, ma tean, et ma söön ära 2 leiba ja... Jaa, ei, selles mõttes küll, aga 2 leiba ja kaerahelbeid ja paar õuna. Aga selle tulemusena ei kasva seal 5 bakterit, vaid 500. Et olgu 500, siis selle 1500 asemel. Jah, tähendab jah, mida ühekülgsemalt süüa, seda kitsamaks saab selle muuta. Tõesti, kui me... Kas ma saaksin hakkama siis seda 100 näiteks? Jaa, vaat see on juba keerulisem küsimus. Seda, kas hakkama saab. Jah, ütleme see kiudainete nimetused ja bakterite nimetused, kes seal täpselt elavad. Ei, see arv, ma mõtlen.
ei olegi nii oluline. Oluline on see, mida nad teevad. Millised on need ühendid, mis nad meile toodavad. Aga siis ma selekteerin välja, mida mul on vaja. Kui tõesti see ainevahetus ühesõnaga, et need 5 bakterit, ütleme lihtsustatult, need 5 bakterit toodavad tõesti täpselt selle sama mustri ühendeid. Tegelikult keemiliselt on neid ühendeid tuhandeid. Aga no, ütleme, kui nad tõesti suudavad täpselt sama mustri toota, siis no ma ei tea, võib-olla ei ole tõesti vahet siis. Aga ehitame nad. Ehitame, praegu ehitatakse baktereid. Täitsa reaalselt. Aga jah, ütleme, et niimoodi, kui kaugel me siis oleme, et see reaalsusesse see 5 bakterit jõuab. Kas see on mingi tulevikutrend, et tegelikult me peaks mõtlema selle peale, mida me suhu paneme? No ma ei tea, kogu aeg tegelikult tuleb mõelda, mida süüa. Et tegelikult aga ma ütlen, parem oleks niimoodi, et ei peaks mõtlema. Ega inimene ei saa ju kogu aeg mõelda, mida ma söön. Mõned tahavad mõelda ja siis nad söövad just täpselt seda. Ja loevad sealt pakkide pealt väga täpselt ära, et vot seda ma söön. Aga palju on neid inimesi, kes, ma ei tea, võib-olla teie olete just siia tulnud sellepärast, et te olete sellised. Aga suur hulk inimesi ei ole sellised, ei loe pakki. Nemad tahavad niimoodi krabada, ilus, vägev pakend söö. Lihtsalt need ilusad, vägevad pakid võiksid sisaldada just seda, mida on vaja. Aga kas ei võiks siis olla, et tööstused või tuleviku meditsiin püüdab selle pealt rohkem ja kõik need asjandused seal sees? No see on selline igivana vaidlus muna ja kana teema. Ma ei tea, kes nüüd on kes, kas muna on inimene või tarbija või tööstus ja kana on kas inimene või tööstus. Lihtsalt keegi peab selle esimese sammu tegema. Tarbija, põhiline see, et tarbija ütleb, et ei toodeta ju, näete, meil on ainult siukene krõpsud ja värgid, särgid, küpsised on ju. Ja tootja ütleb, et tarbija ei osta. Me ei tee neid. Ja ongi küsimus. Kes siis enne valiku teeb? Teoreetiliselt on jah, et tarbija üldse midagi osta saab, siis tööstus peab tootma. Ise kodus ei tea. Aga kui ise kodus ei tea, aga mõtlen, et poes oleks midagi, siis tööstus peab ikkagi tootma. Ja ta peab selle asja tegema nii ahvatlevaks, et seda nii-öelda rämpsu ei ostetaks. See kasulik asi peaks olema sama ahvatlev kui nii-öelda see rämps. Mul on küsimus, et natuke rohkem võib-olla või täpsemalt tahaks natukene teada, kuidas see bakter, mis seda hormooni kehas nagu hakkab siis mõjutama? Kuidas see protsess siis nagu välja näeks, et ta ju seal soole sees on? No tegelikult kogu see, kõik need regulatsioonid on põhimõtteliselt keemia, jah, aga bakterid toodavad neid väikseid ühendeid, eks ju. Ja need lähevad vereringesse ja veri kannab laiali. Muidugi võib ka soolestikust otse toimuda aktiveerimine, sest väiksed molekulid aktiveerivad mingid retseptorid, neid nimetatakse, mis siis inimese rakkude poolt vastu võtavad. Need on vastuvõtjad nii-öelda retseptorid. Kui nendele liitub see nüüd seal, ütleme, mingi orgaanilise happe molekul, siis hakkab see signaalirada edasi käima. Sellega aktiveeritakse selle hormooni süntees ja hormoon siis omakorda saadab signaali aiu, et ära nüüd söö, eks. See on väga lihtsustatud, aga põhimõtteliselt on seal ühelt ainult teisele antakse, eks ju, see signaal edasi ja neid siis üritatakse siin
niimoodi täpselt tuvastada, saab tegelikult teha seda põhimõtteliselt hiirkatsetega, kus lülitatakse välja mingi retseptor, eks ju, ja kui see retseptor on välja lülitatud ja seda signaali ei toimu, et mis siis juhtub, on. Inimestega saab teha selliseid kaudsemaid katseid, et mõõdame siis ainete sisaldust veres, hormoonide sisaldust ka veres, eks ju, või kudedes ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt on see siuke signaalirada nagu ikka. Et mõjutavad samamoodi nagu ravimid siis? Jah. No põhimõtteliselt on sama efektiga ravimid ju miimik, ma ei tea, mis eesti keeles on. Jäljendavad ju tegelikult looduslikke ühendeid. Kuidas mingi signaalirada töötab ja kuidas liituda selle retseptoriga. Samamoodi, ravimid võib-olla erinevad, on ka väiksemolekulised ained, aga võivad olla ka suuremad molekulid või lausa valgud, eks. Valgud omavahel ka interakteeruvad. Ja tegelikult ka bakterid on võimelised tootma rakuväliseid valkusid, mis aktiveerivad näiteks immuunsüsteemi. Ja nende kaudu tegelikult organism üldse tunneb ära, et millised rakud meil on või millised bakterid soolikad on soolest. Ja aja jooksul tekib meil see, tegelikult areneb see ära just lapse eas peale sündi, kuni ütleme 3. eluaastani on põhiprotsessid välja arenenud. Selle aja jooksul peab siis immuunsüsteem tegema kindlaks, millised bakterid on kasulikud ja mis võivad põhjustada haigused, ütleme niimoodi. Et kui selles etapis nüüd häirida seda protsessi näiteks antibiootikumide manustamisega, siis need immuunsüsteem areneb välja teistmoodi. Aga nüüd me jõuame siis ja tegelikult me jõuame sellega sinna, et sealt kujunebki välja meil see soolekooslus. Tegelikult pärast iga antibiootikumi kuuri soolekooslus vaesustub ja mida vaesem on see soolekooslus, seda suurem on tõenäosus, et välja areneb mingi haigus. Jah. Kas see taastub mõne aja jooksul siis uuesti see soolevärkus bakterite kooslus? Üldiselt ei taastu. Et see on 3. eluaastaks peab jälgima, et laps oleks terve ja... Jah, see üks paljudest teooriatest on ju ka see, et miks meil need nii-öelda heaoluhaigused on läinud üles paralleelselt selle antibiootikumide tulekuga peale teist maailmasõda. Ongi ka see, et antibiootikumide tarbimine on väga sage ja need mikroobid, kes meil ajalooliselt olid, need on ära kadunud. Et see normaalne immuunsüsteem ei tööta enam õigesti ja põhjustab siis neid põletikulisi protsesse, sest ülekaalulisus, mis on paljude asjade alus, on ka tegelikult põletikuline protsess. Et see on krooniline, pidev põletik. Organism reageerib lihtsalt üle. Tal on, esiteks veel üks hüpotees on selline, et mida vähem on baktereid, seda rohkem immuunsüsteem reageerib üle, sest tal ei ole millele reageerida. Väga ühekülgne. Siin oli vahepeal ka üks küsimus. Jah, täiesti teiselt teemat, aga tahtsin küsida, kas teie teadmiste kohaselt suhkruasendajad võiksid olla või saavad olla osa sellisest mitmekülgsest tervislikust toitumisest? Mina ise arvan, et ei saa.
miks mitte? Sellepärast, et need on ka keemilised ühendid, eks ju, mille tarbimise ajalugu on väga lühike tegelikult. Ja noh, 50-ndatel ju tuli turule sahariin. Kõik arvasid, et maailma need probleemid on lahendatud, saame lõpuni seda magusat süüa, ilma et peaks suhkrut üldse panema. Aga nüüd on see sisuliselt nii-öelda keelatud, eks. Samamoodi on need kõik need uuemad ained siin, aspartaamid ja otsesulfaamid ja noh, nüüd on muidugi see stevia väga populaarne. Samas, kus seda Aasias on ajalooliselt või seal, mitte Aasias, aga seal indiaanlased, kes seda aeg-ajalt kasutasid. Aga üldiselt inimese või ikka Jaapanis, ma ei mäleta, okei. Et see tarbimise ajalugu on siiski lühike, eriti kui Euroopas vaadata. Et kas me oleme selle jaoks kohanenud? Me ei tea neid efekte tegelikult. Ja ma ei näe tegelikult vajadust, et peaks suhkruasendajat sööma. Sest need aktiveerivad samamoodi neid retseptoreid nagu vähemalt puhtalt neid retseptoreid, mis magusa aistingule reageerivad. Need aktiveerivad samu piirkondi ajus. Ja noh, inimene hakkab lihtsalt rohkem sööma. Fruktoosist, kas räägiksite ka? Millest? Fruktoosist. Fruktoos. Ühesõnaga, kas ta muutub glükoosiks mingi hetkel? Jah. Selles kõik, noh, inimene lõpuks omastab ikkagi glükoosi. Tegelikult ainevahetus algab glükoosiga. Kõik monosaharidid lähevad glükoosiks, kaasa arvatud fruktoos. Fruktoosil iseenesest ei ole häda midagi, see sama protsess, et selle tuleb konverteerida glükoosiks, eks sellepärast on see imendumine nagu aeglasem kui glükoos, eks. Kui me sööme glükoosi, siis glükoos on tegelikult kõige kiirem suhkur, noh sellepärast, et me pidevalt näiteks jookseme, siis sööme glükoositablette, eks. See on üks võimalus kiiresti energiat saada. Fruktoos selles mõttes on natuke aeglasem. Ja noh, mis on siis veel, on nii-öelda see glükoosi-fruktoosi suhe nagu organismis. Kui liiga palju fruktoosi süüa, siis noh, jällegi oli siin, on uuringuid, et see rasva ladestumine on kiirem, samas ütleme, täittõendust selles ei ole ikkagi. Et noh, see tuli sellest, et Ameerikas, eks ju, 70-ndatest, kui seal oli tõsine see näljaprobleem, hakati maisi, kõik oli maisi täis. Kõik elu läks üle maisile ja maisist tehti siirupit. Ja kuna glükoos on hästi vähem magus suhkur tegelikult, siis konverteeriti, vähemalt üks oli see põhjus, konverteeriti see fruktoosiks. Fruktoos on magusam kui lauasuhkur, eks ju. Isegi peaaegu 2 korda magusam. Glükoos on vähem magusam kui isegi lauasuhkur. Ja siis on arvatud, et see põhjustab erinevaid haigusi. Muidugi on, kui on fruktoosi omastamisega päris geneetilisi probleeme, on olemas ka selline haigus. No, siis on muidugi fruktoos halb. Aga nüüd, et peaks fruktoosi spetsiaalselt sööma purgist, seda ma jälle ei arvan, et ei pea. No mina ise arvan üldse, et lauasuhkrut võiks kasutada nii vähe kui võimalik.
isegi kui teha hoidiseid, siis mina pooldan sügavkülma hoidiseid. Neid saab teha meest näiteks, meega. Ja mil moel erinevad mees olevad suhkrud nagu näiteks nendest tavalisest valgest suhkrust? Molekuli mõttes ei erine üldse. Mil moel see mesi näiteks siis hoidise sees parem oleks? No selles mõttes, et mees on teisi bioaktiivseid ühendeid. Noh, kõik mis mõned ensüümid ja mikroelemendid ja vitamiinid ja et noh, see on nagu see lisakasu, aga et lusikaga jälle niimoodi mett ka ei maksa kühvata. Et see on ka, et suhkur on lõppkokkuvõttes ikka suhkur, eks. Nii, mis see öelda, suhkur on suhkur. Ja selles mõttes, et kui süüa suhkrut, no siis peaks tegelikult sööma kiudaineid ka rohkem. Et selle efekt on selles, et seedimine kiireneb, pluss siis ehk siis nii-öelda aktiveeritakse seedimisprotsess. Aga noh, põhimõtteliselt ikkagi, kui süüa rohkem suhkrut, siis omastub see ikkagi ära. Vahet ei ole. Aga noh, selles mõttes, kui ei saa nagu ilma suhkruta olla, siis kiudaine rikka toidu ja liikumisega peaks ikkagi sama balanssi. Et ülekaalu ei teki. Aga halvaa siis? Halvaa võib. No halvaa on jah selline asi, et mõistlikes kogustes võib süüa. Ma ei ole midagi mingis keelaja siis, aga põhimõtteliselt. Aga no maguseisu vähendamiseks tumedat šokolaadi süüa. Kas see? Ma ei tea, kas tume šokolaad maguseisu vähendab. No miks üldse on maguseisu inimesel? No sellepärast, et see on hea. Ja sõltuvus. Jah, sõltuvus. Ja selline ebaregulaarsed söögikorrad. Jah, üks asi on see. Aga veresuhkrut natukene ja siis sul ongi maguseisu. Jah. Põhimõtteliselt ebaregulaarsus on väga suur põhjus. Inimene on väga näljas, siis ta suudab, kui ta süüa näeb, siis ta suudab süüa rohkem, kui tal vaja oleks. Aga no see oli kõik, nagu ma siin ütlesin, et ma ei tea, kuidas seda öelda, vaimne probleem. Psühholoogiline. Inimene peab, kui inimesel on nii palju ahvatlusi, siis ju on väga raske nagu panna mind klapid ette. Sa ei näe midagi head. Kas me oleme väga valedel jäigedel, kui mõtleme, et selle näljatunde ja tihtipeale ka selle magusa tahtmisega, et selle alus on väga paljuski see nii-öelda eritub insuliin, mis nagu käivitab seda, kuidas öelda, näljatunnet või on see nagu vale arusaamine? Noh, insuliin iseenesest, insuliin vallandub sellepärast, et veres läheb glükoosisisaldus kõrgeks, eks ju. Ja et glükoosisisaldus ei läheks liiga kõrgeks, insuliin aktiveeribki selle, et rakud oleksid võimelised selle glükoosi enda sisse transporti. Nii, selle vastuseks peab tekkima
peab tekkima vastupidi see pärssimisreaktsioon. Et kui rakkudes on glükoosi palju, siis vallandatakse hormoon, mis pärsib söögiisu. Aga pärssija peaks olema leptiin ja aktiveerija, mis söögiisu tekitab, kui veresuhkrusisaldus on liiga madal, on greliin. See on niisugune, üks reageerib, eks ju, no tagasiside mehhanismiga, ühesõnaga. Veresuhkur läheb kõrgeks, hakatakse isu pidurdama, või õigemini mao tühjenemine on, greliin reageerib mao tühjenemisele, mis siis vallandab meis näljatunde. No, see peaks olema balansis. Nüüd on lihtsalt küsimus selles, et no, mis see insuliini probleem on selles, et eriti see, no ütleme, see, mis lapseeas välja areneb, on eks ju see, et insuliini lihtsalt ei toodeta. Et noh, või on väga madal. Aga see, mis diabeet 1 siis. Diabeet 2 on siis see, mis aja jooksul tekib, ehk siis tekib nii-öelda see insuliini resistentsus ehk muutub tundetuks sellele glükoosisisaldusele, mis seal veres on. Läheb kõrgemale. Ja noh, lõpuks on see suhkur, eks ju, toksiline. Ja samas isu kasvab kogu aeg. Jah, sest ei võeta verest ära seda. Nii kui verest, või tähendab, jah. Aga kui nüüd mõelda seda, et süüa näiteks muuta toiduvalikut mingisuguses suunas, jätta mingid asjad söömata ja süüa selle asemel midagi muud, et siis võib-olla see on võimalik seda protsessi nii-öelda tagasi suunata. Jah. No, tegelikult mis on see, et inimesel peab olema täis kõhutunne. Tühja kõhutunnet ei tohi tekkida. Ja noh, mis ongi probleemiks on see, et nii-öelda töödeldud toiduained, puhastatud nii-öelda valgest jahust, suhkrust, puhastatud rasvad, need on väga hästi ensüümide poolt lagundatavad. Et nad seeduvad hästi kiiresti tegelikult. Ja magu tühjeneb. Ja see annabki signaali, magu on jälle tühi, söögiisu. Noh, jälle, kui sellest vaatenurgast vaadata. Selleks tuleks süüa selliseid aeglaselt seeduvaid toiduaineid, mis on siis vähe töödeldud, kus on seda kiudainet ja mis takistab sellepärast, et kiudainete rikas toiduainetes on see toidustruktuur selline, mis tegelikult takistab ensüümidel ligipääsu. On ka tegelikult üks põhjus. Seetõttu nad seeduvad aeglasemalt. Mida lihtsamaid komponente me nagu sööme lausa glükoosi lahust, joome, eks ju, või noh, ei peagi limonaadi me ka juua. Joome pudeli ära, kõht on täis. Mõne aja pärast on kohe tühi. Liigub edasi, kõik. Et noh, selles mõttes. Et neid aspekte, mida jälgida tuleks, on nii palju. Ja see on nii kompleksne protsess nagu ikka inimesega. Mis see täpsemalt nüüd määrav on või ole? On olemas reklaam, et kroom vähendab magusa isu. Kroom. Kroomi kohta ma ausalt öelda ei tea. See on pidevalt jookseb terviseajakirjades läbi. Jah, võib-olla. Tõesti seda kroomi temaatikat ma ei tea. Midagi insuliiniga seoses. No ütleme need mikroelemendid. No ma tean, et jah, müüakse sisuliselt iga mikroelemendi jaoks on oma mingi kapsel tehtud. Ja no eks seal ole mingid uuringud on tehtud ka selle jaoks. Aga jah, ma ei tea, kui neid asju müüaks, inimesel on tahtmine testida, siis ta võib proovida.
olen testinud. aga no mina ise arvan, et mingit toidulisandit ei peaks sööma, no. Kui siis kalamaksari. D-vitamiiniga tõesti Eesti kliimas võib probleem olla. Inimesed istuvad kontoris aastaringi ja nii edasi. Võib probleem olla. Ülejäänud asjad on kõik toidus olemas. Ja Q10. Q10 on ka olemas. Mis peaks siis aitama endale viga asjade hiljem? Kõik on olemas. Sest ega see Q10 ei tule ka kuskilt mujalt kui loodusest. Küsimus, et kui poodi minna on puuviljalett päris pikk, et seal vist oli mingi tabel, et millised on kiudaine rikkamad, et milliseid siis eelistada tasuks, et millised kasulikumad oleks. Arbuus oli mingi eriline vist või? Arbuus on lihtsalt see, et seal ei ole või neid kiudaineid ja sellepärast see arbuus ja melon nagu neid nimetatakse puuviljadeks. Kuigi me teame, et ükskõik arbuus puu otsas ei kasva. Aga noh, see selleks, no lihtsalt magusa pärast on pandud. Arbuusis lihtsalt, oota, kus arbuus on siin? Kuna kiudaineid ei ole, siis see suve on väga kõrge, aga mida mina soovitan? Tegelikult mina soovitan Eesti õunu, siukseid väikseid, niisugused. Kärnas. Ei pea kärn, võivad olla. See kärn ei tee midagi. Ja miks? On olemas väga ilus siuke, ma ei tea, mis ta oli. Red Delicious. Need on lihtsalt suhkrut täis. Ja kiudainet on vähem. Et kiudaine asjab seal kestas. Mida rohkem on kesta materjali, sellepärast on marjades siin on oluliselt rohkem. Ei, kus mul need marjad siin on, ei ole. Kohe algab maraton. Palun mõtke kohad sisse. Nii, ja maraton algas. Aga jah, marjadel on, miks on vaarikates on liitvili, eks ju. Liitvili tähendab seda, et mitmest sellest väiksest viljast on koos, iga viljakest on tegelikult kiudaine. Inimese mõttes. Väga, miks ma toon vaarikat siin välja, siin on esiteks suhkrut vähe ja kiudainet palju. Nagu ideaalne Eesti see toiduaine, jõhvikad. Need on muidugi hapud, kellegi ei maid. Pastelpaju. Väga tikreid. Tikker, jaa. Tikreid mul ei ole siin, okei. Aga tikreid on ka väga head. Eesti marjad on sellepärast väga... Eestis kasvavad Põhjamaa kliimas on sõstrad, eks ju, tikreid. Nad on siuksed väiksed. Võib-olla hapud, aga vähe suhkruid ja seda kestvat kiudainet on palju. Väga ideaalne. Kui sügavkülmast võtta, nad on hapumad kui pannes. Jah, seal võib olla... Mis juhtub? Suhkrud läheb kuskile? Seal on kaks efekti, kas ka lauatemperatuuril. Kuidas? Et kas nad tunduvad hapumad ka toatemperatuuril? Seal on kaks efekti. Üks asi see, kui me sügavkülmast, siis enamasti me sööme neid külma. Ja külmas on tundlikkus on väga, mitte madal. Eks ju, sellepärast on ju ka magusad tunneme külmas kehvemini. Sama on soolaga, eks ju, külm. Sült tundub ju väga, väga mage, kui me nagu supi ära kallatame. Supipuljongi. Siis seda süldina süüa vist ei söö keegi. Ja magusaga on samamoodi. Aga teine on võib-olla see, et säilimise ajal või jah,
ensüümid jäävad alles seal marjades. Et protsessid võivad edasi toimuda. Suhkrusöömist seostatakse tihti hammastega, et mida rohkem laps sööb, seda rohkem ta hambukaid ja kas siin kaltsiumiainetus või sinna? See on põhimõtteliselt see hamba suhkur mõju hammastele tuleb sellest, et suhkur bakterid, suus on ka bakterid toodavad happeid. Happ lahustab, hakkab pehmendama seda, kaltsiumfosfaadid lahustavad välja. Põhimõtteliselt, see on lihtsalt see mitte ainevahetuse kaudu, aga just, et ta väliselt jah, see on nagu otsene efekt. No jah, no need marjad ja kõik on magusad, siin on iga toit tegelikult sisaldab suhkruid, välja arvatud, ütleme, juust. Et kui juustu süüa, siis tõenäoliselt hambad ei lagune. Selles mõttes, et seal ei ole tõesti suhkrut, mida bakterid saaksid süüa. Aga selle hammaste suhkru mõjuga on see lihtsalt, et kui pidevalt süüa, siis pidevalt on, no mitte pidevalt, vaid niisuguste väikeste vahedena. Kui pidevalt süüa, siis ilmselt ei oleks probleem. Sest kui inimene pidevalt sööb, siis tekib ka sülg, mis neutraliseerib happeid, eks ju. Aga kui niimoodi pausidena nagu istuda niimoodi arvuti taga ja aeg-ajalt krabada, eks ju, siis on nagu ongi pidevalt happeline keskkond suus tegelikult. No, et see on nagu see halb asi. Magusat võib süüa küll, no üldse, aga mitte siis niimoodi liiga tihti. Kui ma nüüd õpetan lapsele niimoodi, nii kui kommi ära sõid, loputad suu puhtaks veega, puhta veega. Yeah. Siis on. See on väga hea. Selge. Nii me teeme. Jah. See on väga hea. Ägitav. See on ahve ju. Reageerib. Jah. See mailiga. Ägitav. Kas te võiksite korra seda ketogeenset dieeti puudutada, et ma sain aru, et see on valgurikas suhtar. Jaa. Ja seda siis te soovitate lühiajalt, mitte siis pidevalt? No seda ma soovitaks kaalu langetamiseks. Et see oli siin nõuanne, et seda võiks kuulata. Aga no ma ise arvan, et kaalu langetamiseks ei pea ketogeenset dieeti pidama. Et kiudaine rikka dieediga peaks selle ka saama. Küsimus on jällegi selles, et inimesel peab olema tahtmine seda teha. Aga ketogeense dieediga on lihtsalt selles mõttes lihtsam, et need samad valgud, ma vist ei ole siin neid. No ketogeenseks nimetatakse sellepärast, et tekivad ketoühendid. See ei tähenda tegelikult mitte midagi muud. No, see on üks teatud rühm ühendid, eks ju, kus on nii-öelda süsinik seotud otse hapnikuga. Ja need tekivad nii rasvadest kui valkudest. Ja mis see erinevus on, see ainevahetus on siis selline, et kui me selle ülemise osa ära unustame, siis nii rasvad, kui me jupitame selle nüüd rasvade vahele, siin iga see must molekul on süsinik ja rasvade lagunemine hakkab siis sedasi, et kahe kaupa lõigatakse niimoodi need jupid ära siit. Ja iga jupi lagunemisel tekibki see ketoühend. Ja see ketoühend siseneb siis samamoodi nagu lõpuks see glükoos sellesse energiat tootvasse tsitraaditsüklisse siia. Ja valkude puhul on samamoodi, kui need ammooniumid ja väävlid on ära eemaldatud, siis tekivad need ketoühendid, mis lähevad otse siia tsitraaditsüklisse. Et energia mõttes
me saame siis energiat lihtsalt ainult selle alumise osaga siit. Mis tegelikult, kui me vaatame selle energia hulga mõttes, siis seal suurt vahet ei ole, sest sellest glükolüüsist tekib ainult 5% kogu energiast. Aga seda nimetatakse siis ketogeenseks. Et kui me süsivesikuid ei söö, sööme valkerasvu. Et kui teha siis rasvade hulk peaks olema suurem kui valkude osa energeetiliselt. Niikuinii rasvadest me saame rohkem energiat, aga põhienergia võiks saada rasvast siis. Ja samal ajal tuleks süüa puu- ja köögivilja. Sellega tekib siis see efekt, et me sööme hästi palju, ei jaksagi ära süüa, sest see toidu hulk nende köögiviljade puuviljadega on nii suur, et me paneme sinna mingi rasvaallikana õlisid, liha, piimatooteid. Juustu. Tegelikult selles mõttes köögiviljades näiteks on enamasti alla 10% süsivesik. Ja kurgis. Punases peedis peaks küll olema suur. Punane peet ja on, aga see on ka 10 kandis ikkagi. Võib-olla 12, 13. Sest suhkrupeedis minu arust oli 20. Porgand on veel magus, eks ju. Aga kapsad on väga vähe magusad juba ja siis puuviljades, nii nagu see siin tabel oli, aga Eesti puuviljades, marjades on alla 10% suhkur, nii et kui me vaatame bilanssi, kui me päevas süüa ära näiteks seal kilo puu- ja köögivilju, siis ega me üle 100 grammi suhkruid sealt ei saa. Või süsivesikut, räägime totaalsest süsivesikut. Et sellest nii-öelda toitumissoovituste järgi saadud. Seal on ju süsivesikute hulk 300 ja rohkem. Et saada 2000. Ütleme see 2000 kilokalorit kokku. Kui nüüd oletada, et see sama, ütleme, puu- ja köögiviljadest saadud selline suurusjärk, ütleme 100 grammi summaarselt süsivesikuid tuleb meil kehasse, et kas selle peale ketogenees üldse käivitub? Käivitub. Tähendab, sellepärast, et see 100 grammi, see on 400 kilokalorit. 400 kilokalorit. Eriti kui on ülekaaluline inimene, näiteks 100 kilo. 100 kilo siis baasenergia ainevahetus. 20. Mis ta on? 20, kuskil suurusjärk 20 kilokalorit keha massi kohta, kilogrammi kohta. Siis see on juba 2000 kilokalorit. Ja kui ta saab suhkurtega 400, see on väga väike osa. Ja tavaliselt nende ketogeensete dieetidega tehakse ju ka niimoodi, et ütleme, baasenergiavajadus on 2000, siis seda vähendatakse seal 1500 peal, mingi 2-30%. Nii et ütleme siis 1500 kilokalorit päevas ja kui ta sealt saab 400 kilokalorit saab süsivesikutest, nendest puuviljadest, köögiviljadest tulevatest suhkrutest, muudest süsivesikutest ja siis järelikult see 1000, 1100, 1200, selle ta peab saama rasvadest ja valkudest. Rasvad annavad 9, selleks ta peab sööma ära vähemalt 100 grammi rasva ja veel paarsada kilokalorit, paar 300, ütleme seal 70 kuni, kuskil 70 kuni 100 grammi valku.
et see on, et energia kätte saada, siis kindlasti ketogeenne ainevahetus läheb käima. Küsimus on pigem selles, et kas see inimese enda keha rasva lagunemisprotsess läheb käima. Sest mõte on ju selles, et kehamassi vähenemine tuleks raskuaja arvelt. Et selle jaoks nojah, ongi see küsimus, et kui palju on seda süsivesikute allikat toidus. Et kui suures limitatsioonis, eks ju, inimene lõpuks on, et see vallanduks. Aga üldiselt kaal langeb. Ensüümid on väga tähtsad ainevahetus, kas neid on võimalik ainult, nagu öeldakse, elus toidus saada, mõtlen puuviljad, juurviljad? No ensüüme saab kindlasti elus või ütleme töötlemata toidust. Samas muidugi see ei tähenda seda, et ainult elus toitub, eks. Sest kuumutamisel näiteks valkude omastamine, ka need samad kiudainete rikaste toiduainete nagu teraviljatoad, eks ju, see keetmisega need struktuurid lähevad ikkagi näha ka, et lähevad pehmemaks, eks ju, et need tegelikult muutuvad ensüümidele kättesaadavaks. Et kui me ainult toortoitu sööme, siis seeb rohkem ka seedumat. Mingi tasakaal võib ikkagi olema. Näiteks toorpiimas on jah, kõik ensüümid olemas ja samuti puuköögiviljad. Tasub süüa. Jah, aga kui apteegis on müügipuhis ja see ensüümid, mina seda ei usu, et sa saavad ensüümid. Jah, siin on tegelikult mõnedel juhtudel on, kui inimesel tõesti on ensüümi puudulikkus, on võimalik näiteks ka laktaasi osta, mis on siis piimasuhkru lagundamiseks, et inimesel, mida vanemaks ta saab, üldiselt laktaasi aktiivsus väheneb või erinevate haigustega võib üldse ära kaduda. Kui ta tahab piimatooteid süüa, siis on võimalik osta kas laktoosivabu või süüa ensüümi lisaks. Aga jah, siin on ka neid rasvade lagunemist soodustavad ensüüme, lipaase, eks ju, müüaks. Et see peab olema tõesti ikkagi näidustus, et ei seedu inimese poolt. Seal on mingisugused probleemid, kui probleem ei ole, siis või ei ole diagnoositud, siis ei ole nagu põhjust. Aga kas gluteeni lagundamiseks on ka mingisugune tüüpiline? Gluteeniga on nüüd see küsimus, et gluteen on selline, ta on struktuurilt selline keeruline ühend, et inimese ensüümid seda väga hästi lagundab. Ja kui ütleme, ma räägin sellest olukorrast, et kui on tõesti seda ensüümi üldse ei ole, eks ju, tõeline gluteeni talumatus, siis ei ole, aga üldiselt inimestel on see taluvus erinev, ütleme nendel, kellel see ensüüm on olemas. Nad saavad teraviljatooteid siis kas vähemal või rohkemal määral süüa. Siis kui väga palju gluteeni süüa, siis tõesti võib tekkida probleem. Vähem võib süüa. Aga on ka näiteks soolebakterid võivad mõnikord abiks olla. Aga selles on jälle halb lugu see, et soolebakterini jõuab see jäme sooles, kus tegelikult ei tohiks enam valku olla, sest siis hakkavad laguproduktid tekkima. Ja miks see tänapäeval on just nii aktuaalne, on sellepärast, et suur osa neid teraviljatooteid, igasuguseid neid pehmeid, kohevaid asju, isegi kui nad on täistera jahust,
seda täisterajahust ei saa selliseid pehmeid asju tegelikult. Ja see saavutatakse gluteeniga. Pakendil peate loetud gluteen, nisuvalk, mis nimega iganes on, tegelikult sinna lisatakse 1–2% jahu hulgast. Et see kontsentratsioon, mida me nüüd siin jällegi selle suure tööstusprotsesside ja maitsvate toodete tegemisega saavutanud oleme, et see gluteeni sisaldus on ühelt poolt aretustöö tulemus, nisurukki ja need teraviljade sordid on aretatud sellised, et sisaldaksid palju gluteeni. Küpsetuse omadused oleks sellised, et saaks koheva saia leiva. Ja teiseks seda lisatakse ka, näiteks need sepikud ja kõik siuksed palaleivad. Neid ei ole võimalik teha ilma gluteenit. Isegi need snäkid. Öeldakse, et seemned ja kõik, mis on pannud, väga tervislik, aga see asi koos seisub, siis on gluteen. Tasub pakendeid lugema. Et ei pruugi olla alati kõige tervislik. Aga toidu termiline töötamine, kas võiks muuta meie struktuuri nii, et me saame halvemini kätte sealt mingi kuumutamine, jahutamine. Väga kõrgel temperatuuril kuumutamine jällegi vastupidiselt halvendab omastavust. Väga kõrge on siis 1100? Väga kõrge, oleneb nüüd toiduainetest. Ütleme, need kiirkeetud, autoklaav, jah, mina tahan öelda autoklaav, aga kiirkeetud, nii. Seal läheb ju temperatuur 120 kraadi. Sisuliselt ained hakkavad ka lagunema. Kui on valgu, näiteks valgu ja suhkrurikaste toodetega tegu, siis valgud ja suhkrud hakkavad omavahel reageerima. Ja need sellised ühendid ei ole enam kõige paremini omastatavad. Aga näiteks piima puhul on selline hea temperatuur on kuni 70 kraadi. Kuna piimas on piimasuhkur, lisaks sellele on seal erinevad tüüpi valgud, on kaseinid, vadakuvalgud. Mida kõrgemaks läheb temperatuur, seda rohkem nad hakkavad reageerima. Moodustavad agregaat oma vahel, erinevad vadakuvalgud ja kaseinivalgud. Ja see on ka tegelikult üks põhjus, miks kõrgelt kuumutatud piima tegelikult ei tasuks süüa. See pasteuriseerimine on siis 80 74. Tähendab, kui poest osta, mina soovitan osta kas toorpiima või 70 nii-öelda sildiga madal pasteuriseeritud. Enamik piimasid on 80–90 kraadi. Puhvate piim on siis 140 kraadi, 3 sekundit. Ei tasuks üldse osta. Mis ta teeb siis? Ühesõnaga piimavalkude omadused ei ole enam sellised nagu nad alguses. Ent valgud ise tegelikult on aktivaatorid, eks ju, meie seedesüsteemidele. Ja ensüümide juurdepääs nendele valkudele on raskendatud. Ja teiseks tekivad valed signaalirajad. Tegelikult piimavalkude lagunemisel tekivad peptiidid, mis omavad väga erinevaid aktiivsusi, kaasa arvatud nii nimetatud opioidsed peptiidid, eks. Neid protsesse on väga erinevaid. Kõike me ei teagi.
et tasuks olla ettevaatlik nagu väga töödeldud toitude suhtes. Lihtsalt ma mõtlen sellepärast homogeniseerimine samamoodi, me lõhume ära rasvastruktuuri, mis natiivselt on paremini kättesaadav näiteks lipaasidele. Kui me teeme homogeniseerimine, see mõte on selles, et osakesed oleksid, et me suudaks nii-öelda rasva segada veega. See on tegelikult toiduainete tööstuse üks suurimaid ülesandeid, mida tahetakse teha, et saaks teha nii-öelda emulsioone rasvast ja veest, sest see maitseb inimesele 10 korda paremini. Selleks kasutatakse emulgaatoreid, stabilisaatoreid. Muidu toimub kihistumine. Õli tuleb vee pinnale, aga igasuguste homogeniseerimiste, stabilisaatorite lisamisega, emulgaatoritega me saame ühtlase struktuuri nagu majoneesid ja kõrge veesisaldusega majoneesid, igasugused kreemid ja nii edasi. See on jällegi üks valdkond, kus praegu arvatakse, et see ei ole kõige õigem tegu. Näiteks emulgaatorid, mis ei seedu inimese poolt ära, erinevad tegelikult siin modifitseeritud tärklised ja siuksed. Need hiirkatseid on juba siin näidatud, et need, kuna nad ei seedu ära, nad jäävad selliseks, nagu nad toidu sisse pandi, siis nad jätkavad sellist emulgeerimisprotsessiga soolestikus ja emulgeerivad seal. On näidatud ära, et see mutsiini limakiht, mis seal soolestikus peaks meid kaitsma, et selle kihi paksus siis õheneb selle tulemus. Et emulgaatorid jätkavad seal oma tööd, mida nad tegid toiduaines, jätkavad meie soolestikus. Ja kui limakiht on õhukene, siis ongi need soolepõletikud. Põletikuline soolehaigus, kroonitõbi, haavandiline koliit. Et pole põlvkonna uuringuid. Kui on asju kasutatud, uusi ühendeid ainult 10, 20, 30 aastat, siis tulemusi me näeme, hakkame nüüd nägema neid muudatusi, mis toidutehnoloogias on tehtud. Näeme me praegu, mis on tehtud 70-ndatel, hakkame me praegu nägema. Siuke on olukord. Kas on veel küsimusi? Jah. Aga kui ei ole, siis ma väga tänan, et me saime kuulata Kaarlit. Ma loodan, et tulevikus, kui meil tuleb mikroobidest näitus ja seeded praktiliselt täpsemalt, kuidas siis soolestikus toimub see seedimine ja mis need bakterid sellest teevad, siis me saame jälle teha koos. Kuskil paari aasta pärast jõuab siis meile siia hajudesse näituse saada. Aga aitäh peale. Praegust on üks vend on meil sellist mikrobiomist või? Kuskil ei, mis päris näitab ikka.